Riik kui innovatsiooniplatvorm, teekond uue majandusmudeli ja kodanikupalgani. Oleme liikumas ajastusse, kus tehnoloogiline hüpe suudab lahendada meie ajastu suurimad väljakutsed. Ühtlasi liigume järjest enam külluse ühiskonna suunas. Aega, kus ressursside kättesaadavus muutub märkimisväärselt kergemaks ning traditsioonilist palgatööd ei ole kellelgi enam eksistentsiaalselt vaja teha. Enne tasakaalupunkti saavutamist ootab meid aga ees murranguline, kaootiline ja põnev üleminekuperiood. Automatiseerimine ja tehisintellekt loovad massiivselt uut väärtust, pöörates samal ajal pea peale kogu senise tööturu loogika. Selles peitubki Eesti riigi ees seisev üks suurimaid proovikive. Senine mudel, mis tugineb pea täielikult kodanike palgatöö ja tarbimise maksustamisele, on oma aja ära elanud. Tegelikult lonkab see süsteem juba ammu, ehkki me püüame vanast inertsist ikka harjumuspärast rada astuda. Kui automatiseerimine hakkab järk-järgult inimesi traditsiooniliselt tööturult välja tõrjuma, on meil viimane aeg leida uued 21. sajandi väärilised viisid, kuidas kindlustada oma tähtsaima, põhiseadusliku eesmärgi täitmine, tagada Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade. Et selles uues reaalsuses edukalt toime tulla, peame maksimaalselt võimendama oma tugevusi, mis tehisaru ajastul on ilmselgelt kõik digitaalsed. Tuleviku riik ei saa enam olla pelgalt passiivne administraator ja maksuraha ümberjagaja. Eesti riik saab asuda proaktiivsesse rolli, ehitades ise uut globaalset väärtust ja teenides nõnda oma inimestele uut sissetulekut. Siin on 6 suunda, kuidas Eesti saaks oma digiriigi kogemusele ja paindlikkusele toetudes vanadest raamidest välja murda ning meie ühist jõukust kasvatada. Esiteks, digitaalne platvorm ja e-residentsus 2.0. Tänane e-residentsus on olnud suurepärane algus. Tulevikus võiks Eesti aga pakkuda veelgi terviklikumat ja atraktiivsemat õigus- ja finantskeskkonda globaalsetele ettevõtjatele. Virtuaalsed kodanikud saavad mugava ja turvalise ärikeskkonna ning meie riik kui platvorm aitab ettevõtete asutamisest, platvormitasudest ja majandustegevusest saadava tuluga luua tugevama vundamendi meie kõigi jaoks. Selleks aga, et e-residentsus muutuks asendamatuks baasinfrastruktuuriks sadadele tuhandetele või miljonitele maailma ettevõtjatele, peame e-residentsusele lisama juurde autonoomse masinmajanduse jaoks hädavajalikud rakendusliidesed. Pelgast isikutunnistusest ja riigiportaali logimisest enam ei piisa. E-residentsus 2.0 tõmbenumber saab peituma meie avatud rakendusliidestes, mida täiendavad plokiahelal, töötav usaldusruum ja kiiret majandustegevust võimaldav krüptoraha. Teiseks, autonoomne masinmajandus ja krüptoraha. Meil on suurepärane stardipositsioon, kogu meie riigi andmestik on juba digitaalne. Nüüd tuleb astuda järgmine loogiline samm, viia majanduskeskkond plokiahelasse ja kasutusele võtta riiklikult aktsepteeritav krüptoraha, et masinad saaksid meie riigiga suhelda. Tehisaru ajastul käib masinatevaheline suhtlus läbi rakendusliideste ehk API-de. Esimese asjana tuleb kõikidele riiklikele andmekogudele seadistada rakendusliidesed, mis võimaldavad kodanikel ja nende tehisarust assistentidel riigiga suhelda otse ja millisekunditega. Samal ajal tuleb hakata riikliku registri ja lepingute andmestikku kolima plokiahelasse, et luua vundament detsentraliseeritud autonoomsetele organisatsioonidele. Kui eelmise krüptobuumi ajal nendega alles mängiti, siis tänasel autonoomsete agentide ajastul on see eksistentsiaalselt relevantne. Masinad kasutavad detsentraliseeritud infrastruktuuri sadu kordi efektiivsemalt kui inimesed. Selleks, et masinad saaksid iseseisvalt majandada, läheb vaja krüptoraha. Traditsiooniline finantssüsteem on disainitud eranditult inimestele, ehkki meil on täna mugavad välkmaksed, seisab pangakonto avamise ja kliendituvastuse taga lõppkokkuvõttes ikkagi reaalsete passide ja juriidiliste isikute nõue. Seega tuleb kasutusele võtta Eesti krüptoraha, millega internetipõlised inimesed ja tehisaru agendid saaksid riigiga kiirelt arveldada. Süsteemi käimalükkamiseks teeme algse osakute jaotuse kõigile kodanikele. Parema adaptsiooni saavutamiseks ja oma kodanike koolitamiseks pakume krüptos maksmisel soodustusi. Näiteks kui ettevõtte asutamine maksab muidu 265 €, siis Eesti krüptorahas makstes rakendatakse allahindlust. Kes siiani pole krüptost aru saanud või pole uurida viitsinud, hakkab kasutajaks, kui sellel on reaalne rahaline võit. Võtame ühe näite tulevikust, kujuta ette Tokyos loodud tehisaruagenti, kes pakub kogu Aasiast tarneahelate optimeerimise teenust.
Otsustamise keskel tekib tal ootamatult vajadus osta muu hulgas Eestilt miljoneid väikesi reaalajas sensorpäringuid ning üürida murdsekunditeks kohalikes andmekeskustes serveri aega süvaanalüüsi tegemiseks. Tänases panganduses jookseb selline algoritm kohe ummikusse. Esiteks on igasugune pangaarve avamine rangelt seotud reaalsete inimeste ja füüsiliste dokumentidega. Pank ei ava koodiõpile kontot. Teiseks, kuigi inimestele on välkmaksed igapäevased, on nad masinmajanduse tuhandete masspäringute ehk mikrotehingute arveldamisel pangasüsteemi fikseeritud minimaalsete teenustasude ja arhitektuuri tõttu mõeldamatud. Eesti reaalajas masinloetavas plokiahelas suudab seesama tarkvara aga sekundiga autonoomselt nutilepinguid sõlmida ja krüptorahaga turvalisi mikromakseid teha. See ei ole enam arve tasumine natuke mugavamas digipangas, vaid täiesti uue, miljardilise käibega ja riigipiirideta masinmajanduse baasinfrastruktuur. Miks seda vaja on? Mõelgem OpenClaw ja sarnaste tehisintellekti agentide tohutu potentsiaali peale. Tegu on autonoomsete programmidega, mis istuvad kasutaja masinas, saavad käsklusi läbi igapäevaste suhtlusäppide ning loevad lepinguid iseseisvalt. Kui me loome sellisele agendile krüptorahakotti, saab talle täielikult delegeerida kogu riigiga suhtlemise, uute äride loomise ja juhtimise. Agendid sõlmivad lepinguid, panevad need plokiahelasse, pärivad andmeid, disainivad uudseid teenuseid ja müüvad neid edasi, kõik puhtalt Eesti digitaalses raamistikus. Sellise kiiruse ja skaalaga majanduskeskkonnast võivad teised riigid ainult unistada. Siin peitub Eesti suurim potentsiaal tuua rahvusvahelisest majandusest sisse täiesti uut kapitali. Oluline on mõista, et see pole pelgalt kauge ulme, vaid eilne reaalsus. OpenClaw on ametlikult maailma ajaloos kõige kiiremini kasvanud vabavaraline projekt. Autonoomsed ja lokaalsed masinagendid on reaalsus ja Eesti peab olema esimene riik, mis ehitab neile tegeliku varandusliku tegutsemisruumi. Kolmandaks, andmed kui uue aja väärtusloome alus. Eesti on juba pikalt olnud e-tervise valdkonna pioneer. Meil on unikaalseid ja korrastatud teadmisi, näiteks geenivaramu raames kogutud teave, millel on globaalses teadus- ja arendustegevuses suur potentsiaal. Tänases andmemajanduses teenivad suurkorporatsioonid andmete analüüsiga triljoneid eurosid, jättes reaalse andmete omanikule, inimesele, vastu vaevu tajutava kasu. Kui riik võtaks proaktiivse hoiustaja rolli ja haldaks neid andmeid meie kõigi ühise varana, tagades samal ajal absoluutse privaatsuse ja depersonaliseerimise, saaksime pakkuda globaalsele tehnoloogia ja farmaatsiatööstusele teadusarenduseks kõrge väärtusega litsentse. See ei erine oma ärisuunalt naftariikide ressursside müümisest, ainult et meie maavara on andmestik. Sellest innovatsioonimüügist teenitud tulu võimaldaks rakendada andmedividendi, mida jaotataks kodanikele, olemuselt otse kui tehnoloogia arengus sündiv osaline kodanikupalk, kus inimsust ennast tasustatakse tehisaru arengust. Neljandaks, Eesti riik kui globaalne investor ja tulevikufond. Universaalse sissetuleku edukamad mudelid, nagu Norra naftafond, toetuvad algkapitali kasvatamisele ja targale investeerimisele. Tuleviku Eestis peab riik lõpetama maksumaksja vahendite kulutamise eelarveaukude lappimiseks ning asuma agressiivse ja professionaalse investori rolli. Eesti riik on siin tegelikult juba astunud tublisid, kuid liiga väikeseid samme. Meil on tegutsev riiklik riskikapitalifond SmartCap. Kuid see, mis täna toimib väikese toena lokaalsele idusektorile, tuleb nüüd skaleerida suuremaks globaalseks sissetulekuallikaks. Uus drastiliselt suurem riiklik tulevikufond peaks globaalse rahanduse ja kasvupotentsiaaliga otse kaasas käima. Ühendades investeerimisstrateegia meie enda tuleviku maapõue potentsiaaliga, näiteks uute jätkusuutlike maavarade või tuuleenergiaga, hakkaks meie rikkus kiirelt kasvama. Viiendaks, küberkaitse kui litsentseeritud lahendus. Digitaalselt avarduv riik, mis tugineb rakendusliidestele, krüptorahale ja andmete haldamisele, asub paratamatult virtuaalsel rindejoonel ja vajab absoluutset maailma tasemel turvalisust. Eestil on aga selles vallas suur konkurentsieelis. Alates 2007. aasta küberrünnakutest oleme me olnud globaalsel esiliinil. Meie pinnal asub NATO küberkaitsekoostöökeskus ning meie spetsialistid on karastunud 10 aastate pikkuses otseses vastasseisus Venemaa pahatahtlike küberjõududega. Selle asemel, et see haruldane teadmine ja võimekus oleks lihtsalt Eesti riigieelarve püsikulu, peame me arendama oma oskuse tooteks.
Arendades välja läbipääsmatud AI-põhised detsentraliseeritud turvalisuse lahendused, on Eestil ideaalne võimalus litsentseerida küberkaitseteenust rahvusvahelistele suurtööstustele või teistele riikidele. 6. Dünaamiline arvutusvõimsus, uue aja nutikas eksport. Väga konkreetne ja käegakatsutav viis tulu teenida seisneb roheenergia ja digitaalse arvutusvõimsuse sidumises. Maailm vajab väga palju energiat ja see vajadus aina kasvab. Me peame rajama massiivselt energiavõimekust. Kui me teeme seda esimesena, saame hakata oma ülejääki müüma. Esimene potentsiaal on sirgjooneline, toodetud roheenergia müük. Ent tõeline kasumlikkus sünnib energia ülejääkide nutikas väärindamises, ehitades ja sidudes roheenergia hiiglaslike andmekeskustega. Energia tootmine on olemuselt muutlik, kui päike paistab või tuul tugevalt puhub, on elekter sageli üliodav. Kui tavaühiskond ei suuda seda nii kiiresti ära tarbida, jookseb soodne elekter automaatselt andmekeskustesse, mis muudavad energia digitaalseks eksportartikliks, arvutusvõimsuseks. Seda juhitakse dünaamiliselt. Lokaalset arvutusvõimsust müüakse ülemaailmsel turul neile, kes vajavad masinaressurssi tohutute tehisintellekti, füüsika või genoomiga probleemide lahendamiseks. Kokkuvõte ja edasised sammud. Tuleviku heaolu loomine nõuab julgeid visioone ja optimismi. Eesti riigil on suurepärased eeldused areneda dünaamiliseks innovatsiooniplatvormiks, mis pakub lahendusi ja teenuseid kogu maailmale. Mida teha ka siis, kui tänasel riigiaparaadil ja ametnikel ei jagu piisavalt kujutlusvõimet, julgust või spetsiifilisi oskusi, et sääraseid radikaalseid samme astuda. Lahendus on loogiline, riik peab looma soodsad tehnilised ja õiguslikud võimalused ettevõtjatele, kes selle innovatsiooni meie kõigi jaoks valmis ehitavad. Seejuures on kriitilise tähtsusega, et kogu see uus digitaalne infrastruktuur oleks 100% vabavaraline. Ainult avatud kood tagab uue majandusruumi absoluutse läbipaistvuse ja sõltumatu auditeeritavuse. Tuleviku muutused, millest me räägime, pole nullsummamäng. Meie eesmärk on tuua innovatsioon maailma nii, et kõik inimesed saaksid eesootavast tehnoloogilisest küllusest osa.